Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere taas kõigile, Autotund on eetris, stuudios Martin Mets, Tarmo Tähepõld ja räägime kõigest sellest, mis on automaailmas olulist ja või huvitavat. Millest ma täna räägin, Martin? Mina saan aru, et me räägime terve saate ainult sellest, et Ott Tänak tuli maailmameistriks. No vaatame, proovime. Ott tuli maailmameistriks, aga Volkswagen Golfil tuli 8. põlvkond välja. Ja Mazda teeb elektriautot. Saksamaal tehti üks väga mõistlik otsus. Ja kui mõistlik otsus tehti Tallinnas, seda me saame veel lähiaastatel näha. See tähendab siis seda, et sinna Pirita teele tulevad kauaoodatud kiiruskaamerad. Ja saate teises pooles räägime pikemalt linnamesindusest. Ehk siis City B on märksõna. Nii, aga palju õnne, Martin, sulle, kõigile Eesti rahvale. Ott Tänak võitis lõpuks ometi. Kuigi tegelikult on ju üks etapp veel jäänud, siis vaesed austraallased, kes seda ikka enam vaadata viitsib. Saad pingevabalt sõita seal. Ja, kas sa vaatasid laivis? Kusjuures vaatasin, ma muidu tegelikult ei vaata. Sama siin, et aga mul nagu teler käis ja siis oli nagu selle peal ja sõin hilist lõunat ja siis toit kurku ei läinud. Ma teadsin nii, see oli ammu selge, et tuleb ju maailmameistriks, aga see hetk oli ikkagi oluline. Ei no vaata, kui lihtne seal oli, kes siis Teemu Suninen sellel samal Power Stage'il spinnis natukene kraavi ennast ja tükk tuli auto küljest ära ja see oli, ma ütlen, rallis, nii palju kui ma seda jälginud olen, siis enne kui see üle finišijoone ei ole, jalgpallis, eks ju, kui sul on 10 mintine lõppu ikkagi 5-0, on tagasi tuldud, aga vist mitte, tõenäoline. Rallis on see, et nii kaua kui see Ott sealt üle ei ole, aga üle ta sai. Aga see võib-olla ongi tegelikult üks selle ralli fenomen, see ettearvamatus ja mõnes mõttes ettearvamatus on inimestele hästi lähedane, mul on tunne selles mõttes, et võib-olla mitte just kõik meist, aga paljud meist on ka mõelnud, et jah, ma sõidan Tallinnast Tartusse ära ja sa oled juba peaaegu kohal, kui see ref puruneb. Et selles mõttes, et ma arvan, et selle inimestele väga hästi tajuvad nad seda, mõistavad. Et oled peaaegu juba kohal ja siis saad ikkagi selle trahvi ära. Kuhu sa neid tahad tüürida? No ma võtsin nüüd hästi sujuvalt, läksin meie, kuidas me teeme seda rubriiki, mis nädala sees juhtus. Minul juhtus see, et esiteks juhtus hästi asi, ma sain sõita Alfa Romeo 147 GTA-ga, mis on ainuke Eestis, mis on 2000-ndal toodetud 147 käbesõidumudel, õudne sõna. V6 mootor, 3,2, kõik jutud. Sa keskendud vist valedele numbritele? Ma keskendun valedele numbritele. Omanikuga läksime sõitma, tahtsin teha sellest hobiauto lugu ja olime seal Haabersti ringile jõudnud, et sõita natuke Keila poole ja siis ma kiirendasin foorialt minema, sest see on hea kiire auto ja kuna seal oli oluline seal mootori puhul jälgida pöördeid, siis ma jälgisin pöördeid, aga mitte seda teist seierit, mis näitab ühte muud asja ja ootamatult kaugelt siis juba nägin, et ühes bensojaamas seisab seal politseiauto ja nii kui ta vilkurit põlema pani, ma sain aru, et see oli mulle mõeldud. Põhimõtteliselt pöörasingi sinna tanklasse sisse, et nad said mul järel sõita umbes 10 meetrit ja siis tagasi pöörata. Piinlik oli jah, muidugi autoajakirjanik siin niimoodi ja selles mõttes mida lõputult võib vabandada, lihtsalt kiirendasin liiga palju. Aga mis sa nüüd sellest kõigest õppisid? Ma õppisin sellest, et ei tohi isegi liiga kihutada, ei tohi, seda ma tean juba ammu, aga et ka kiirendamine, eriti tänapäevased ja sellised kiired autod liiguvad sellest lubatud 50 üle väga kiiresti. Sa tead ju, eks ju, kui auto kiirendab 0-100 6 sekundiga, siis ilmselt 0-50 läheb ta 3 sekundiga või isegi kiiremini ja nii ta juhtus. Sain 100 eurot trahvi, aga nii, ma olen pattu kahetsenud, aga mul oli ikkagi küsimus, miks see kõik võtab nii palju aega? Miks täidetakse käsitsi kõik need lehed seal autos? Seda sinu töökohta veel küsiti. Kas see küsimus on ikka veel sees või? Jaa. Mis vastasid? No ma ütlesin Genius Media. Ei, ma seal juba alguses kobisesin, et ma olen proovisõit ja piinlik lugu. Aga just, et see võtab nii kaua aega, ma saan aru, et seal on need juriidilist nüansid, nad peavad mulle küsima mitu korda, et ma olen kõigega nõus, näed, siia kirjutad alla, aga see, et sealt võiks printerist välja tulla, minu juhil on juba kõik see ära täidetud, kes ma olen, ja ma kirjutan siis võib-olla ainult oma vaba käega,
sinna selle selgituse ja oma allkirjad. Nõustud ja kiirmenetlus. Ja mitte see, et et eks minul, see on ka omamoodi karistus, et sa istud seal autos 25 minutit patukohetse näoga. Aga sellel ajal ei saa ju politsei oma tööd teha. Et miks seda ei ole huvitav veel ära lahendatud? Ühesõnaga selle töökohaga mul tegelikult tuli meelde see, et kui ma ise 10 aastat tagasi istusin ükskord seal auto tagaistmel, siis küsiti see töökohta ja ma olin mitmel kohal korraga ja siis ma valisin nendest kõige väiksema koormusega koha, milleks oli Tartu Ülikool ja siis kohe suhtumine kohe muutus, võib-olla sellepärast see küsitakse, akadeemik. Nii, sina, ma loodan, ei saanud eelmisel nädalal trahvi? Ei saanud, aga ma jälgisin seda meediatsirkust, kus Citybee rendiautod, kiirrendiautod toodi Eestis tänavatele ja ma hakkasin natuke, mille me räägime sellest Citybee asjast natuke põhjalikumalt ja pikemalt, aga mida ma hakkasin mõtlema, et mina ei ole siiani ikkagi aru saanud, mis probleemi kõik see mikromobiilsus või sellised kiirrendid, mida nad lahendavad, kas me räägime siin tõukeratastest, me räägime, ma ei tea, rolleritest, me räägime autodest nüüd, et mis see on, mida me siin üritame nagu paremaks teha. Et ma ei tea, kuidas need paremad sellest, et sa käid selle kilomeetri jala või hea ühistranspordiga. Ma saan aru, et ühistranspordiga meil siin Tallinnas on jätkuvalt probleem, et see võiks olla väga palju parem, me oleme sellest ka varem rääkinud, aga ma ei näe nagu, et mis probleem see lahendab. Sina käisid sellega sõitmaseks ja hiljem meile räägid, aga laias pildis ma ikkagi ei saa aru. No, ma vist ei hakka, see oli sinu, praegu ma ei hakka seda siin kaitsma või kuidagi ümber lükkama. Veel ütlen seda, et kui nad siin mingit kliimateemat ajada, siis kui sa käid Euroopa suurlinnades ringi, ma käisin siin 2 nädalat tagasi, olin ise Ateenas, vaatad õnnetuid neid elektritõukside hunnikuid, mis on lihtsalt tänavale loobitud üksteise peale, siis mõtled, milleks seda jama vaja on. See on nõme, see on, ma ei teagi, lastetoa rahvuse käitumise küsimus, et ei, mul on tunne, et ei, see on selle, ma ei usu, et see isegi rahvuse, ma arvan, et see on see asi, et see ei ole kellegi oma, see on võõras vidin. Ja ma kujutan ette, mis nendest aga me siin saime ju selle korda, neid ei olnud ju enam, see oli esimene mingi 2 nädalat, kus tohutult räägiti mingitest ja Tartu need elektrirataste lõhkumisest. Pärast on ju kõik olnud tipp-top, Okei, see on võib-olla siis veel suurema linna probleem, kus ongi kõik on veel võõrem ja kaugem. Kui sa oled käinud, siis sa olid eks ju seekord vist lastega autoga, et turistina on see ju imeline liikumisvahend kuskil Barcelonas niimoodi liigelda. Ja Tallinnas ka. Ja natukene imelisust, aga mida see tegelikult, mina olen ikkagi väga selline skeptiline selles asjas, et mida see tegelikult nagu paremaks teeb, ma ei ole kindel, eks me pärast räägime sinu kogemuse põhjal. Ja, nii. Võtame siis uudiseid ka. Autona võib-olla isegi mitte maailma kõige põnevam, aga küll automaailmale oluline sõiduk, Volkswagen Golf 8, mis on kuulsa Golfi järjekordne põlvkond, esitleti müüki tuleb detsembris. Sellega oli selline lugu, et selle aasta Frankfurdi autonäitusel pidi teda alguses näidatama, aga lükati natuke edasi, et kogu tähelepanu keskenduks selle Liide 3 elektriautole. Ja kui tundub viimasel ajal meediapildist, et Volkswagen ongi läinud elektriautode peale, siis selles mõttes kisa ja kära ja tuleb teha, aga tegelikult on Golf ikkagi nende tõenäoliselt kõige müüdum auto, ka järgmised mitu aastat. Kas on mingi hinnainfo ka olemas või ei ole? Ei ole, mina ei ole näinud, aga oluline, mis välimuselt on ta suhteliselt näeb välja üsna sama. Evolutsioon. Kumeeram on ja. Aga sees on, mida esimesed, kes on saanud näppida välismaa autoajakirjandus, et mida Volkswagen tõi oma pressiteates välja, et tohutult palju tehnoloogiat, ehk siis kõik on puutetundlik, slaiderid, kõik käib ekraanilt. Isegi see koht, mis sul roolist vasakul, kus sa tulesid paned, tavaliselt on olnud pöördlüliti või siis see on niisugune väike puuteplaat, kus sa saad panna isi- ja tagaakna soojendust ja tulesid, kõik on nagu puutekas. Ja juba nagu seal esimesed katsetad ütlesid, no vaatame, et see nagu ikka puutetundlikkusega on, et see ei tarvitse sul alati esimese korraga õnnestuda. Ja kui sa terve auto puutetundlikku, siis on see päris keeruline lõpuks kliendile ära seletada. Aga muidu näeb hea välja ja tulevad pistikhübriidid, tulevad pehmed hübriidid, mis tähendab et seda, et auto laeb siis ise sõidu ajal pidurdamise pealt. Et evolutsioon, mitte revolutsioon. Kindlasti populaarne, aga keskpäraselt. Aga midagi mõistlikku vahelt. No okei, ta on mõistlik, see on igav, aga mõistlik. Just, jah. Nii, aga teeme siia väikse pausi, siis lähme uudiste osaga edasi. Autotund.
See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi. Järgmine uudis oli meil Mazda elektriautost. Neid tuleb siin muidugi palju, erinevatel firmadel kõik avalikustavad, tihti ei olegi see enam nagu uudis, aga Mazda puhul on see, nemad on läinud seda kummalist teed, et nende sõiduulatus on jäänud sinna 200 kilomeetri juurde. See on ju paari aasta tagune see on paari aasta tagune Nissan Leaf. Nende sõnul on suurema mahutavuse ja sõiduulatusega akude tootmine väljub sellest nii-öelda arvutuslikust piirist, kus ta ei ole enam ökonoomsem. Nende jaoks majanduslikult ökonoomne. Ilmselt on see, et neil on mõistlikum Sina need alati sellised küünilist. Mina arvasin, et Mazda roheteadlased istusid ja ei, ma arvan, seal keegi oli Exceli lahti teinud, et kui me paneme nüüd selle 300 kilomeetrit, siis see tähendab nii palju suuremat akut ja rahas tähendab see nivisi ja me väljume seal mingite konkurentidega sellest konkurentsivõimelisest piirist lähme nagu välja, et ei, mõtleme mingi rohelisest pinni siia. Just, ja ma keeran siis seal rohelisele veel peale, ja siis nad mõtlesid, aga tegelikult sellest täiesti piisab, et me saaksime oma CO2 kvoodid kah veel niimoodi nulli aetada. Okei, sellise ühe poolt oli see CO2 kvoodi see pool, et saaks piisavalt palju 200, 180 seda kvooti veel täis ei saaks, paneme 200 ja teiselt poolt neetud see on kallis. Nii, aga mis auto see on üldse? Väike linnamaastor, nagu praegult nüüd tuli see uus CX-30, siis selle nimi on MX-30 ja muidu nagu ikka, Mazda ise rõhub, et nemad keskenduvad selle, et esiteks enamikel, kes sellist autot ostavad, ei olegi päevas või paari päevaks sul vaja rohkem kui 200 kilti sõita. Võib-olla inimesed harjuvadki ära lõpuks selle range anxiety'ga. Aga teine on see, et nad tahavad ka tagasi tuua sportlikkust, mida tihti autofirmad on hakanud unustama. Ma ei tea, milline, minu arust iga teine autofirma, kes toodab kõige igavamaid autosid üldse, räägib ka oma autode puhul sportlikkusest, aga Mazda siis sellepärast ei teinud seda elektriautot nii rasket, vaid keskendus sellele, et oleks ka sõidurõõm. Pultse õhuvõtu avasid ja kõike neid pole vist tähele pannud, mis liiguvad igal pool ringi. Muuseas, meil oli eelmine nädal korraks põgusalt Toyota Supra, ümber mille käies ma nagu seal hakkasin ka vinguma, et miks seal ikkagi need õhuvõtu avad, mis on kinnised. Sa näed, et seal on see plastik peal, mitte ei ole avad, et isegi miks te teete seda. Nädal hiljem oli palju targem. Toyota on algusest peale läinud välja selle peale, et Suprat hakataks tuunima. Ja need on siuksed äravõetavad, et juhul, kui sa hakkad oma Suprat võimsamaks ehitama, rohkem jahutust, rohkem õhku vaja, siis sa saad need eest ära võtta ja need kanalid lähevad õigetesse kohtadesse. Väga kaval. Just, nii, aga tuunimine, kiired autod, Saksa autobaan. Mäletate, hiljuti oli juttu sellest, et Saksamaa rohelised on tulnud lagedale geniaalse plaaniga, et Saksamaa need piiramatu kiirusega teelõigud tuleb ära kaotada. Üldse Saksamaal võiks olla kõige kiirem, millega sõita 130 ja seda ka väga vähestes kohtades. Need autobaanid on peaaegu, et Oktoberfesti kõrval kõige kuulsam asi, mis Saksamaalt on tulnud. Või seal on Saksa valitsuse liikmed, said aru, et see on asi, sa võid isegi aru saada, et tegelikult võib-olla inimestel ei ole vaja 250-ga sõita, aga see on asi, mida sa ei tohi näppida. Ja see vist ei saa sellist vabadust inimestelt nagu ära võtta, kui sa oled selle juba korra andnud nii liikalt. Mis Eestis see võiks olla? Tead, kunagi oli Tartus Pirokohvi platsil. Mul sõbrad hakkasid pidama seal välikohvikut ja tänu sellele, et nemad pidasid välikohvikut, lubati seal platsil teatud alal juua õlut, sest et muidu oli avalikus kohas õlle joomine keelatud. Ja kui nemad ükskord selle oma kohvik kinni panid, siis sellest ajast saati on jäänud see luba juua Pirokohvis õlut edasi. Pigem mina mõtlen niiviisi, et see on äkki, et kõik asju, mida me täna ID-kaardiga teeme, et siis äkki peaks minema kuskile riigiasutuse ukse taha mingid paberid allkirjastama, et see on umbes niiviisi, et võtke sellist asja nagu tagasi keera. Just, et otsustataksegi, et ei, see digivärk on ikkagi ohtlik ja seal saab petta kõvasti, et nüüd läheme tagasi paberi peale. Ja siis Saksamaa autobaani puhul Saksa valitsus tuntava ülekaaluga otsustas, et ei, hetkel me neid kiirusepiiranguid ei hakka näppima. Keegi veel oli ka kohmanud, et ütlesi ka, teadlast ütlesid, et ega see meie seda süsiniku heitme normi ikka väga ei tõsta ka, kui me siin natuke kihutame, et lasta olla siis. Nii et palun, kes veel ei ole käinud, mine tea, paari aasta pärast võidakse see teema jälle tõstatada, minge ja sõitke Saksamaa kiirteedel hästi kiiresti. Aga rääkides kiiresti sõitmisest. Kus seda teha ei tohi? Sina õpetad väga hästi, et Tallinna linnas ja ma olen ka muidugi. Aga
kui igale poole politsei ei jõua, siis Russalka ristmikule, mis nüüd reiditeega seoses valmimas on püsti pandud need hallid punaste akentega tornid. Need on siis need, mis näevad igale poole. Ja võtavad punast tuld ja võtavad kiirusületamist ja kõike. No loogiline. Kristiine ristmikul üks töötab päris hästi, töötab nii liiklusrahustajana kui ka trahve tuleb sealt. Mina olen kuulnud, selle töötab päris hästi suhtes muidugi erinevaid seisukohti. Teate, ilmselt see on vist ära harjunud, ma ei ole istunud seal enam pikas ummikus. See oli see esimesed korrad, kui inimesed ei julgenud läbi sõita ja siis hakkas see saba äkki venima. Rohelisega sõitsid peale ja mõtlesid, et äkki tuleb varsti kollane ja tuleb punane ja siis tuleb trahv, et siis inimesed ei julgenud enam viimase rohelisega ei julgenud ka läbi sõita. Aga mis oli selle Russalka ristmiku kaamerate puhul huvitav, kui ERR-i uudisteportaal küsis Talvo Rütelmalt, kes vastutab Tallinna linnas nende asjade eest, et mitu kaamerat siis sinna tuleb, sest neid poste oli seal praegult nähtavalt 3 püsti. Ütles Rütelmaa, et see ei ole oluline, et need, kes ei riku reegleid, neil ei ole ju nagunii vaja teada, mitu posti sinna tuleb. No see on selline... No ainult veits demagoogiline. Aga kas meil on vaja teada? Kas seal on kaamera või ei ole kaamerat? Ma arvan, et õigus teada nagu võiks ikkagi olla. Et muidugi me ei tea, kas kuskil tankla juures politsei mõõdab sinu kiirust või mitte, aga minu meelest sellist asju võiks ikkagi teada. Ja minu meelest on lihtsalt puhtalt see, et miks seda peaks varjama, et miks peaks Rütelmaa nagu, niimoodi vastama või et ajakirjanik küsis, jah, õige vastus on siis 3 või 4 või esialgu 2, võib-olla 2 aasta pärast on plaanis 2 lisada, nagu mingi konkreetne vastus, et miks peab niimoodi, ma oskagi öelda, kas ta nüüd just ülbitsemine oli, aga nagu ära nähvama. Aga muidu see Pirita tee on ilmselgelt selline koht, kus sõidatakse kiiremini 50-st. Ilmselt siin on see, aga see on ristmik praegu. Ma saan aru, see on ristmik juures, aga see tee, mis sinna läheb, see on tegelikult ju Viimsi peale. Et tegelikult see on täpselt selline tee, mis minu meelest võiks olla 70 tee tegelikult. No ta oli aga 10 aastat tagasi, ta oli 70 tee. Et saaks seal nüüd ülekäigud ja kõik ka ju kuidagi korraldada niiviisi mõistlikult, et tegelikult see võiks olla 70 tee ju. Et väga huvitav üldse, kui see reidi tee nüüd avatakse, et kas mis neil kaovad siis linna või seal Viimsi inimestel ummikud ära. Et kellegile kindlasti need jäävad, aga mina ootan põnevusega seda. No praegu on seal päris korralikud ummikud veel nende teetööde tõttu, aga sellest ma olen aru saanud ka, et kõik ütlevad seda, et ühest kohast võib ummik ära koduda, aga see lihtsalt kolib natukene teise kohta. Et laias pildis kuskile see ummik jääb nii palju, nii kaua kui neid autosid on piisavalt palju. Ja üks efekt võib olla see, et inimesed, kes ei pea minema Viimsisse ja Piritale, lihtsalt kasutasid seda teed, on hakanud muid teid sõitma, näiteks mina, kes ma kasutasin alati vanasti Konsorit, et minna Laagna teele ja sõita sealt linnast välja, ma ei käi enam Konsoris. Ja ma arvan, et linnavalitsus saavutaski sellega seal selle liikluse rahustamise, et inimesed lihtsalt harjusid selle remonttööd ajal, leidsid muud marsruudid ja ma nüüd üks päev läksin ja loomulikult ma pöörasin sisse siis, kui see oli vastassuunas, sealt raadiomaja juurest. Jaa, ma tegin ise ükskord sama vea. Sest ma teadsin, et hommikul on niimoodi, et Lasnamäelt suunatakse inimesed linna, aga mina läksin sinna natukene enne kella 12 päeval, mõtlesin, nüüd on see küll juba see teine aeg. Ja nii kui ma olin selle vasakpöörde ära teinud, ma avastasin, et ma olen nagu vaatan punast risti ja mina ei tea, kas ma pöörde peale oleks pidanud võib-olla seda nägema juba. No ilmselt seal võib-olla ka enne midagi, aga siis pole midagi muud teha, kui lähed sinna bussiritta ja nii me seal sõitsime mitmete välismaiste numbrite autodega ja et äkki reiditee ka siis tuleb selles mõttes aga minul on sama asi, et mina nüüd ka Konsorit lihtsalt ei sõida, sest kui ma tulin Narva pealt Laagnas sisse, siis ma sõitsin kesklinna samamoodi läbi Konsori ja sellega nüüd kõik lihtsalt ei käi enam. Mina käin üle laululava juurest. Mööda Tartu maanteed nüüd enamasti või siis jah, laululava juurest. Vaat nii, aga teeme väikse pausi ja siis räägime edasi juba City Beast. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund eetris tagasi, hakkame rääkima City Beast, linnamesindus. Sa paned selle kõlama nii armsalt, et ma ei tea, kas see ongi ju, kuule vaata, seal on ju väiksed Fiat 500, mis on autona, ütleme, oma parim enne on ammu möödas, selles mõttes, nad on tutikad autod. Aga ütleme, võib-olla tehnoloogia ei ole päris 21. sajand. Mis need autod muidu maksavad umbes sellist? 12 000, 13 000. Okay.
Nad on võrdlemisi lihtsa varustusega manuaalkast, esimene asi, mida inimesed peab teadma. Kas automaatkast ei ole üldse valikus? Ma ei tea, mulle küll, kui ma otsisin autot, ei näidatud sealt, et kas sa tahad manuaali või automaati. Aga räägime küll need põhilised faktid ära, et see on nüüd reedest saadik, on Tallinnas kiirrendis, kui palju autosid? 135. Nii palju? 135 neid toodi Tallinnasse, võib-olla neil kuskil on mingi laovaru, mida kohe välja ei tooda. Kas need autod on kuidagi selgelt äratuntavad meil liikluses ka? Need on selgelt äratuntavad, need on värvilised, mõned vist olid hallid Fiat 500, mis on munakujulised ja seal on City-B kirju palju peal. Ja nende kõigi numbrimärgid on LDN. Mis on selle kasutamise hind, palju see nüüd maksab? 15 senti minut ja 17 senti kilomeeter. Või oli see vastupidi, igatahes, et sa maksad minuti eest ja samal ajal kilomeetri eest. Kas mingit alustamise hinda ei ole? Ei olnud. Sina nüüd käisid sellega sõitmas korra, kuidas see protsess nüüd välja näeb, kui ma nüüd praegu mõtlen, et ma tahaks võtta endale ühe selle Fiati, ma ei tea, kus see Fiat üldse asub. Samamoodi näed kaardi pealt nagu tõuksid, nagu äpis. Nii, kõigepealt tõmbad rakendus, City-B rakendus. Nii, kuna City-B on tegelikult kaubiku rendiga samasugusega juba kevadest saati Eestis, minul oli see äpp olemas. Ma mäletan, et kui teil on praegult kiire ja te tahate minna kohe sõitma, siis seal võib olla väike viivitus, sest esimest korda, kui sa ennast registreerid, seod krediitkaardi, siis sa pead saatma pildiga oma juhiloast. Ja see ei ole nii automatiseeritud veel, et see võib näiteks keegi panna seal, et 30 sekundiga, aga see võib olla ka 5 minutit. Et kui te olete külma ilmaga väljas seal City-B auto kõrval ja ootate, et tehke see parem kohe ära. Nii, mul oli see kõik tehtud ja see oli tõesti nii, ma vaatasin kaardi pealt, et siin samas Nautika keskuse juures on City-B auto, sa saad broneerida. Kus see pargitud oli? Täiesti teiste autode vahele, avalikule parkimisalale. Sa saad broneerida 15 minutiks, see aeg, kui see auto juurde jalutad. Ja auto juures paned kõik lõps, istud autosse sisse, seal käiguga ees on autovõti, nad ei ole see nupuga käivitus, võtad füüsilise võtme, käivitad auto ja hakkad sõitma. Väga lihtne. Manuaalkast, see Fiat on selline armas auto, natukene seal võttis harjumist, võttis, et eelmise sõitja jäetud eriti nõme raadiojaam tuli ära panna, sest see oli tõesti halb muusika. Aga muus osas, 300 kilomeetrit läbisõiduga auto. Esimesest miinusest me saime juba teada, et see eelmine omanik võib olla sättinud sinna mingi nõmeda raadio. Jaa, et seda te peate sättima, seda viga oma autol ei ole, eks ju. Ja seda vist, kui nad vahepeal City-B inimesed võib-olla ilmselt puhastavad ja vaatavad selle autole peale, siis võib-olla seda asja, see võib meil 2 silma vahel jääda. Ja. Autos on siis bensiinikaart, juhul kui auto hakkab tühjaks saama, Alexela kaart, lähed sinna, paned kaarditangid, et sellega tuleb arvestada. Aga võime seda kaarti laenata näiteks ka, et kaardi peal on väga suurelt kirjas, et väärkasutuse või varastamise korral pöördutakse politsei poole. Et jaa, sa võid. Võin. See on samamoodi, aga sa võid poest ka varastada. Et see, mis pärast juhtub, on juba su enda asi, et ma ei saa sind takistada. Nii et ärge kasutage seda kaarti oma auto tankimisel. Tehnika maailm siin tuleb ju kõik väga kiiresti välja. Ongi, kui me räägime siis väärkasutusest, et sa ju seod selle oma krediitkaardiga ja oma juhilubadega selle teenuse. Tähendab seda, et kui sa kellegile otsa sõidad või kuskil jääd mingisse turvakaamerasse, et sa tagurdasid kellegi sisse ja sõitsid minema, see on ju teada täpselt, mis kell see oli ja kes seda autot sellele rentis. Teisalt ütles mulle City-B juht Heigo Protten, et nende ärimudel ei ole kindlasti selline klassikaline rendiautode ärimudel, et nii kui nad kuskil mõnda auto kätt saavad ja sealt kriimu leiavad, et siis sulle saadetakse 1000 eurone arve selle, nagu tihti just välismaal reisides, et sa saad hiljem halva üllatuse krediitkaardi arvelt, mis hakatakse sulle kaela määrima asju. Hakkasin sõitma, väga lihtne, kui sa autoga sõita oskad, siis oskad sellega ka. Sõitsin Mustamäele, Kadaka teele, kesklinnast. Palju see nüüd kõik sulle maksma läks? See läks mulle maksma täpselt 4,34, mis on väga vähe, aga et te teaksite, kui vähe see on, siis võrdluseks ma otsustasin, et ma sealt tagasi täpselt samast kohast oma kontorisse tagasi võtan Bolti takso ja see läks mul maksa 5,70, nii et 1,40, 1,36 võitsin. Teine inimene juhtima, teise inimese ajakulu oli see 1,30. Just, ja see ongi muuseas see, et mina paahtunud autosõiduhuvid, iga kell tahan ise roolis olla, kui ma just ei ole öösel peo pealt tulemas, ma eelistan iga kell ise roolis olemist. Ja miks täna sai City-B veel Bolti ees kõva punkti, et
jumal tänatud sinna Citybee autodesse ei ole riputatud lõhnakuuski, mingid parfüümipudeleid, asju, mida tihti kahjuks taksodes kohtab. Ma isegi ei tea, et mida need üritatakse, kas juhi enda nagu tööre või on siis, et tihti satub sinna sellist reisjaid. No ma arvan, et ühte kui teist. Igast need rõved, sisuliselt on enamik nendest lõhnakuuskudest ja lõhnaasjadest nagu vetsu värskendi, sa istud see 20 minutit Tallinna liikluses nagu tualetis. Aga ühesõnaga see on siis tegelikult see Citybee on oluliselt rohkem veel standardiseeritud, et üks auto on rohkem sarnane teisega, mingit halbu üllatusi ei ole, ütleme, et kui sa võtad, mitte isegi Bolti või ükskõik millise taksojuhi, siis see taksojuht võib sinuga liiga palju ja tüütult rääkida ja kõik sellised asjad, et mida sa ei saa ära standardiseerida niiviisi. Ja et kui sa mõtled autot, ma võtan nüüd mingi kalli, 12 000, aga ikkagi võõra auto ja hakkan selleks sõitma, siis oma vastutus on loomulikult ka olemas, nagu ikka kaskokindlustus oma, kuni 300 €, mille puhul jällegi Citybee ütles, et nende eesmärk ei ole tingimata see 300 välja nõuda, et kui sa näiteks, ma ei tea, teed kahju, mis on 100 €, siis võetaksegi sult 100, mitte tingimata 300, et vähemalt niimoodi nad väidavad, et see kõik on hästi aus ja läbipaistev. Ma ei tea, minul ei olnud väga suurt hirmu selle võõrautoga, aga see on ka mu töö, sõita kogu aeg erinevate autodega. Kas ma leian, et minul on seda teenust vaja? Nüüd me jõuame sinu saate alguse mikromobiilsuse teemani. Absoluutselt, eriti arvestades seda, et ma viimasel ajal olen hakanud käima rohkem jalgsi, sest see on nagu probleem, jah. Panus on selline, tuleb käia, liigutada ennast, aga mul on vaja käia vahepeal ära. Mul on vaja näiteks sõita korraks kesklinnast Kalamajja, et seal tegeleda natukene järeltuleva põlvega. Suvel kasutasin ma selleks just nimelt neid samu tõukse. See oli imeline, ma ei ole pidanud endale ostma, ma vahepeal päris tõsiselt kaalusin sellist 400-500 € tõukaratta ostu ja ma sain aru, et nüüd on ju Citybee ja Bolt ja ma sain täpselt suhiseda siit kontorist 5 minutiga sinna kohale, mõnus värske õhk, aega palju ei kulu, teen oma asjad ära, pärast sõidan tagasi. Ja nüüd on see auto mul selleks, et mina, kes ma siin kesklinna piirkonnas ikka leian, ma arvan, nüüd saab näha, ma kavatsen seda teenust kasutama hakata, saab näha, kas mul on neid autosid esiteks saada, kas nad on ka 3 kuu pärast sellised ilusad läikivad? Mul on ka see küsimus jah, et mis näiteks juhtub siin mõne aja pärast, kui neid on juba ikka kasutatud ja et kui ma seal jälle istun sisse ja see haiseb, et keegi on pannud sinna selle lõhnakuuse, et siis ma võin ümber otsustada, aga hetkel on see, ma ei tea, täiesti vädev lahendus. Teeme siia ühe pausi ja siis ma räägime veel natukene sellest Citybeest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Aga mina olen nagu sind või isegi rohkem selle teenuse kasutajana, kes sa käid rongiga Tallinnas mõned korrad nädalas ja mõned korrad oled tulnud selle pärast, et sul on auto, kes sul on vaja päeval mingeid asju ajada. Ka minna Mustamäele, midagi teha kuskile Intekas. Mul on pigem see, et siia ma tavaliselt teen need Boltiga, need on selline kaugemal kui 2 kilomeetrit, et jala ei kannata minna, et tööle ma tulen Baltijaamast, tulen jala, et 1,5 kilomeetrit kannatab käia küll. Aga mina ei tea, tavaliselt on see, et kui ma ikkagi autoga tulen linna, siis ma võib-olla olen autoga ja siis pole selle mõtet, kui ma tulen ilma, siis ei, kas tulekski nüüd need korrad? Mulle tundub lihtsalt see, et see on nagu mingi eraldi vaeva nägemine, et sa pead mingit asja hakkama veel tegema selle asemel, et lihtsalt taksot kutsuda. Ja siis ma pean et sa näed, sa näed ikkagi pigem ma näen ikkagi seal tüli näen selles asjas, et ma pean kuskile minema autot otsima ja kuskile tooma eraldi, mitte see, et ma kutsun auto enda juurde. No võt, Heiko Brotteni sõnul uuringud, eks igaüks võib ju neid uuringuid lugeda, mis talle sobib, igatahes väidetavalt selline sõidujagamisautod on võrduvad, üks selline võrdub umbes 15 tavalise autoga, kui see teenus tööle hakkab. Nii, et kui meil on 135 autot siin praegu Tallinnas, siis see peaks vabastama Tallinna 2000 autost või? Ideaaltingimustes lõpuks, kui inimesed sellega ära harjuvad ja oma tarbimisse selle sisse viivad. Leedus on see töötanud 6-7 aastat. Nii kaua juba? Ja Leedus on see väga suur, see Citybee tõstis mingi hetk 110 miljonit eurot. Nende autopargis on seal ka premium-klassi sõidukeid, tavaautosid, need samad Fiat 500, et see on, et kellele see mõeldud on, et miks ma siin ei esinda Citybeed lihtsalt, kuna Heiko Brotton ei saanud tulla saatesse,
siis ma enne saadet tegin taga telefonikõne ja esitasin talle need küsimused, mida me nüüd siin omavahel arutame. Et see on mõeldud, ta näeb 2 tüüpi inimesi. Need, kellel on load ja ei ole autot, aga tal läheb vahepeal autot vaja. Ja ta on otsustanud, et ta tegelikult ikkagi ei taha omale seda, kas siis hästi odavat autot kohe osta või siis mingit liisingut maksta auto eest, mida ta tegelikult kasutab võib-olla 2-3 korda nädalas. Ja teine on siis need inimesed, kellel on autot, tõenäoliselt isegi mitu, ja on teinud samamoodi arvutusi, et äkki peaks ühest autost loobuma ja siiamaani on tundunud see jube tüütu, sest et mis siis saab, kui mul on päeval neid samu sõite vaja teha, mis ma siin räägin. Aga mitte tihti, mitte regulaarselt. Nemad loobuksid ühest autost. Samamoodi, et Viimsist ei tuldaks enam kesklinna tööle või teisel, või siis läbi kesklinna 2 autoga, või tullaks 1 autoga siis koos või üks tuleb ühistranspordiga ja teeb oma asjad pärast selle kiirrendi autoga. See kõlab nagu ilus tulevik. Utoopia. Ei, kas just utoopia, aga lihtsalt, et ma ei tea, kui realistlik see nagu Eestis ikkagi on. Mul on tunne, et väga paljud on pigem nagu mina. Mul on see nagu kuri kahtlevus, et kas ei vitsi sellega tegeleda, et seda minna otsida see auto, tead, kus su enda auto on, sul on seal enda asjad paigas täpselt nii, nagu sa tahad. Keegi ei ole seal raadiojaama kruttinud. Ja algus ongi, ma arvan, raske, et kuidas sellega ära harjuda, aga me oleme ometigi ju nii innovatiivne rahvas, et kui siia tuleb mingi uus asi, vaata, kuidas me võtsime toona siis Taxify. Põhimõtteliselt peaaegu oleks siin mitmed taksofirmad hakanud veel autosid põletama, sellepärast, et kõik ühtäkki sõitsid Taxify'ga ja see kõik tundus, eks nende poolt vaadates oligi natuke ebaus. Aga praegu selle peale vist ei ole taksofirmad siin midagi hädaldanud, ega ei ole vist nagu otseselt põhjust. Pigem võib vaadata, et Taxify toob üks hetk samamoodi niiviisi autot kohale. Et mis neil ikka öelda, see on rendiauto, et pigem võiks ju hädaldada need Europcarid ja asjad, aga mis neilgi, nad võiks ju ise samamoodi. Autopark on olemas, tehku äpp ja tõstku oma autot ka tänavale. Kas seda on ka teada, millal siia tulevad sellised sõiduautod, millesse midagi muud ka mahub sisse peale üks laps ja üks poekott? Ma vaatasin, Fiat 500 olid taga isegi Isofix kinnitused. Aga jah, ei, sinna tõesti, selles mõttes, et sõpradega et on väga pikale tripile ei lähe. Aga võin ma sellega minna, näiteks sõita, et otsin on auto ja me lähme täna õhtul Riiga. Sa võid, aga sa pead seda tagasi tooma. Selles mõttes, et Tallinna on ikkagi need piirid nagu tõuksidel, kuhu sa võid jätta. Et ma pean tooma selle tagasi Tallinna ükskõik kuhu? Jah, need piirid on laiemad, need piirid on seal Laagri, Viimsi, sellised. Aga kui ma nüüd tulen ja toon selle tagasi ja ei leia ühtegi parkimiskohta ja jätan selle Europarki parklasse vedelema, mis siis saab? No siis selle Europarki trahvi maksad sina kinni pärast, nad võtavad selle krediitkaardilt. Aga ma lõpetan enne enda selle sõidu ära ja kuhu ma siis selle jätma pean? Selle võib jätta igale poole, kuhu lubab liiklusseadus. Mis tähendab seda, et sa ei või jätta teda märkida alla, eks ju. Aga mõtlen, et Tallinna tasulisse alasse võin jätta. Nendel autodel on olemas kesklinna, südalinna ja vanalinna parkimisload. Vanalinna ka või? Ja. See kõlab juba hästi. Sest et, mitte, et ma tahaks sinna minna sõitma autoga üldse, et pähe tuleks, aga elus ühe korra tahaks vanalinna parkida ja rahulikult ära minna ja mitte muretseda, jaa. Sest et jälle, kui mina esindan seda idealistlikku maailmapilti, sest ju vanalinn oleks ju eriti, kus me tahaksime mingeid hiidmaastureid ja asju välja saada. Vanalinn on vähe autosid juba praegu. Kui see oleks täidetud väikeste nunnude Fiat 500-dega, siis miks mitte. Aga jah, selles mõttes, et eraparklatesse ei tohi jätta, kinnistesse, aedadesse, ühesõnaga igale poole, kus siis ei saa seda tõkkepuu alt kätte või tahab keegi sellest raha saada. Aga need järgmised autod peaks loomulikult keegi ütle välja, sellepärast et praegu mõneti on ikkagi Eestis käimas pilootprojekt, sinusuguseid tuleb ju veenda, aga ikkagi pigem lähiajal, sest et ärimudel ennast või vähemalt mingit pidi on tõestanud ju Leedus. Kui leedukad on juba, mis asja, kasutavad, seal on 5000 Citybee autot vähemalt. Miks siis nüüd meie ei peaks seda tegema? Aga see kaubikurent, ega sa ei tea, kui hästi sellele on läinud, mis vist kevadest on Eestis, jah? Jaa, ei, selle kohta ma ei tea, ma ise olen 2 korda kasutanud. Nii et oluline teenus, mina olen rahul. Et ei tea, aga Citybee puhul räägitakse ka, et tulevad elektriautod, mis on muidugi eraldi küsimus, et kus nad siis laadima hakkavad.
Need ei saa päris vist igal pool jätta. Jah, et nende tulek, ma ei usu, et see saab olla nüüd nagu järgmine laine, et pigem lihtsalt tuuakse natuke suuremaid autosid juurde just. Mis edasi võiks siis juba muidugi tähendada, et võikski olla ka mingid, seda ma nüüd fantaseerin, see ei ole nüüd räägitud enam CityBee'ga, aga et näiteks loovutuspunktid, ma ei tea, Pärnus, Tartus, et kas või sõidadki selle CityBee autoga sinna, kuigi ma ei tea, 2 tundi korda, eks ju, 15 senti ja siis veel kilomeetrid, et mingi hetk võib-olla on ikkagi Lux Express mõistlikum. Ja, aga kas sa seda tead, et kui me ütleme, et need autod on kõik, ütleme täna siin kesklinnas ja siis õhtuks on need kõik Mustamäele, Õismäele ja Viimsisse laiali viidud, kas keegi käib neid kuskil vahepeal liigutamas ka veel? Et neid kuidagi ühtlasemalt jagada linna vahel? Ja CityBee sõnul nad neid vajaduse liigutavad, kas siis näiteks hooldamiseks, pesemiseks või siis tõesti nad ju nüüd kaardistavad, tekivad mudelid, et kus inimesed neid kasutavad. Et kui ikkagi enamus inimesi tahaks neid või jääb mulje, et võiks tahta hommikul sõita Mustamäelt nendega kesklinna, siis õhtul võidakse liigutada mingi kogus autosid rohkem Mustamäe suunal või mõnel muul suunal, kus ta vaja läheb. Et seda vaadatakse jooksvalt statistika pealt. Et tingimata ei pea liigutama, aga võidakse. Oot, see on üks asi nagu mikromobiilsuse kohal ka, mis mulle nagu tundub nagu selline kilplaslik, on ju, et meil mingid autosid peame pärast kuidagi ühtlasemalt jagama ja selle jaoks mingid inimesed peavad tööd tegema või on siis nagu, ma ei tea, Bolti nende tõukerataste kokkukorjamine või samamoodi CityBee omasid ja kuidagi jälle hommikul kõik tuua jälle ühte kokku. Ma näen, et Balti jaamas ma näen hommikuti mingi 15 Bolti tõuksi on no, seal. Midagi peab tegema, sest teine alternatiiv on vist see sama, mis sa välismaal nägid, et neid on lihtsalt nii palju. Nad vedelevad kuskil suvaliselt tunnikus ja ma arvan, et seal võib-olla neid siis nii palju ei jaotata ja ringi, vaid seda tehakse Tallinnas. No ma ei tea, ma ei näe kuidagi teist võimalust, et see asi üldse areneda saaks, kui me ei katseta. On jah, algus ebamugav, aga proovime kõik. Eriti need, kes on kaalunud. Ma nüüd ei, jumala eest siin võiks olla ka mõni teine selline kiirrendi firma väljas, et ma ei peaks tegema ühele ettevõttele reklaami. aga ilmselt küllap neid tuleb. Küllap neid tuleb. Ja mina siiski olen siin nagu skeptiline selle asja päris vajalikkuse suhtes. Mulle tundub natukene, et see on selline innovatsioon lihtsalt sellepärast, et me saame seda teha niiviisi, et kas see reaalne vajadus on, et ma jätan nendel õigus olla skeptiline. Aga kuulajad, proovige ära või siis saatke meile arvamus, kas te olete skeptiline või te olete poolt ja kuulake meid järgmine nädal jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.